Teate, vahel on üks matkarada midagi palju enamat kui lihtsalt tee ühest kohast teisele. Täna me just sellisest räägimegi, Tour Valts de la Marinast. See on teekond, mis on sõna otseses mõttes kirjutatud maastikule endale ja mille põnevad ideed toodi avalikkuse ette ühel hiljutisel raamatuesitlusel. Ja selle kõige keskmes on üks väga ilus mõte. Tour Valts de la Marinas põhifilosoofia. Mäed ei ole takistused, mis meid eraldavad. Hoopis vastupidi, need on justkui sillad, mis ühendavad inimesi, ajaloogu ja kultuuri. Ja kui me räägime mastaabist, siis kuulge, see on ikka päris muljetavad. Kogu see teekond on 128 kilomeetrit pikk, et seda paremini ette kujutada, see on peaaegu sama pikk maa, kui Tallinnast Tartusse sõita. Aga asi pole ainult pikkuses, eks ole. Rada esitab ka tõsise vertikaalse väljakutse. Kokku tuleb tõusta üle 5670 meetri. See on kõrgem kui Mont Blanc, Lääne-Euroopa kõige kõrgem tipp. Kogu see seiklus viiks sind läbi ja ühendab 8 täiesti erinevat ajalugu täis orgu Marina Alta piirkonna südames ja igal neist orgudes on oma nägu, oma lood ja oma minevik. Okei, aga kuidas selline meeletult ambitsioonikas projekt üldse sündis? Sukeldume sisse ja vaatame, kuidas see unistus alguse sai, milline oli see 8-aastane teekond selle loomiseni, milline on rada ise, milliseid lugusid see maastik meile jutustab ja mis on selle pakiline sõnum tulevikuks. Nagu ikka, igas suur asi saab alguse ühest lihtsast küsimusest. Autor Joan Elias Andres küsis endalt just seda, kui ta 2001 aastalt kuulsalt Tour du Mont Blancil matkas. Ta sai aru, et tema enda kodukant pakub ju tegelikult täpselt sama võimast maastikku. Aga, teate, ühest heast ideest reaalsuseni on pikk tee. Ja see tee oli kõike muud kui lihtne. See oli tõeline 8-aastane Odüsseia. Mõelgi vaid. Pidi kokku leppima 11 erineva omavalitsusega, siis tuli ülemaailmne pandeemia, mis kõik seisma pani. Ja nagu sellest veel vähe oleks, laastas tohutu maastikupõleng just sedasama maastikku, mida nad väärtustada püüdsid. Aga uskumatu küll, vaatamata kõigele sellele sai see teoks. Niisiis, milline see elust pulbitsev rada siis lõpuks välja näeb? Kogu see 280 kilomeetrit on jaotatud 6 täiesti mõistlikuks etapiks, iga üks on umbes pool maratoni pikkune. Ja mõte ongi selles, et saaksid rahulikult nädalaga selle läbi alutada, et tõeliselt sinna maailma sisse elada. Aga see, mis on minu meelest siin tõeliselt geniaalne, on need põhimõtted, mille järgi rada loodi. See pole lihtsalt mingi joon kaardil. Ei, rada viib sind meelega läbi külade keskuste, et sa saaksid toetada kohalikke poode ja söögikohti. See kulgeb mööda vanu sajandite vanuseid radu ja ühendab kõik olulised kultuurikohad. Just nii, see rada ongi mõeldud kultuurireisiks, kus sõna otseses mõttes iga samm räägid oma loo. Näiteks, kas teate, kes oli El Saginer? Sajandeid on sealsed vanemad kasutanud üht päris kuhedat legendi, et oma lapsed enne pimedat tuppa saada. El Saginer oli selline koll, legendaarne rasvakoguja, kes hiilis mööda üksikuid teid. Ja selle projekti üks lahe eesmärk ongi need vanad lood üles korjata ja anda neile tagasi nende õige koht, just see sama maastik, kust nad pärit on, et nad lihtsalt ära ei kaoks. Või võtame selle näite. See näitab nii hästi, millised peidetud ajalood seal on. Paljud vanad uksed on tehtud mobila puidust, aga see pole puuliik. See nimi tuleb hoopis Ameerika sadamalinnast Mobile'ist, kus seda puitu kunagi toodi. Kujutage ette, see ühendas need kauged külad ülemaailmse kaubandusega. Ja siis see tsitaat, see on päris kõhedust tekitava. Üks kohalik vanur ütles, müür ehitati selleks, et õhk ei pääseks välja. See selgitab seda rahva usku, mis oli Euroopa viimase Pidalitobiste koloonia Fontillisi ümber ehitatud 3,5 kilomeetrise müüri taga. Lihtsalt hirm, et haigus levib tuulega. Aga see rada ei räägi ainult minevikust. See kannab endas ka üht väga pakilist hoiatust tuleviku kohta. Ja see hoiatus on vägagi reaalne. Raamatu esitlusel kirjeldasidki esinejad seda pidevat ärevust, seda survet, mida spekulatiivne arendus peale paneb. Üks näide on plaan ehitada Liberisse 500 luksusvillat. See on projekt, mis lihtsalt pühiks osa sellest ajaloolisest maastikust minema. Ja see viib meidki kogu asja kõige olulisema mõtteni, mis on võetud kokku selles võimsas võrdluses. Tuli, see on katastroof muidugi, aga maastik suudab sellest ajapikku taastuda. Aga beton on igavene, see on loplik. Nii et lõppjäreldus on selge, see radal on palju enamat kui mingi matkatee.
see on tööriist, mis aitab teadlikkust tõsta ja see on üleskutse tegutseda, et kaitsta seda unikaalset kultuuri ja looduspärandit. Ja see jätabki meid ühe viimase mõttega. Lugu ise on küll kohalik, aga küsimus, mille see esitab, puudutab meid kõiki.